Mu töökaaslane ütles, et ma näen väsinud välja ja nüüd ma pean vabandama. See juhtus täna mu lõunapausi ajal. Olen poes saalitöötaja. Pausi ajal scrollisin puhkeruumis TikTokis klapid peas. Mulle ei meeldi pauside ajal eriti vestelda, seega hoian pilgu maas. Nägin, et keegi seisab mu ees ja vaatasin üles. See oli mu töökaaslane, ütleme Anna, 50-aastane. Ta lehvitas mulle, et ma klapid ära võtaks. Võtsin klapid peast ja esimene asi, mida ta ütles, oli, sa näed täna kuidagi väsinud välja. Olin päris üllatunud. Tegelikult arvasin, et näen täna hea välja. Ma polnud teinud midagi teistmoodi kui tavaliselt ja suhtlesin inimestega, nagu tavaliselt, mul oli sama meik ja soeng, mis tavaliselt. Seega ma arvan, et ta kujutas seda ise ette. Ma tegelikult veits solvusin, et ta oli mulle öelnud, et ma ei näe hea välja, nii et ma ütlesin sarkastiliselt, thanks. Ta ütles veel teist korda, et näen väsinud välja ja ma vastasin, et ta ise näeb täna ka suht sitt välja. Mõtlesin seda naljana, aga nägin tema näost kohe, et ta ei saa sellest aru ja ütlesin, et ma tegin nalja. Aga ta pööritas ainult silmi ja kõndis minema. Anna läks ülemusele kaebama ja nüüd ülemus ütleb, et ma pean Anna ees vabandama. Ma ei tea, mida teha. Minu kommentaar oli üsna ebaviisakas, aga tema alustas ja on varemgi mu välimuse kohta paar ebaviisakat märkust teinud. Seega ma arvan, et mul oli õigus midagi vastu öelda.